USA oli valmis korraldama suure rünnaku Iraani vastu. Siis, nagu president Donald Trump ütles, palusid Washingtoni Pärsia lahe liitlased tal peatuda. Saudi Araabia palus mul seda teha. Araabia Ühendemiraadid, Katar ja Iraan. Olime just praegu valmis rünnakut alustama. Ja see oleks olnud tohutu rünnak. Trump ütleb, et planeeritud operatsioon oleks olnud suurim rünnak pärast teist maailmasõda, kuid pärast vestlust Pärsia lahe riikide juhtidega, eriti Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga, otsustas ta anda diplomaatiale veel ühe võimaluse. Nüüd oodatakse, et läbirääkimised algavad esmaspäeva pärastlõunal. Esimene eesmärk on Hormuzi väina taasavamine, kus Iraan on sõja ajal korduvalt rünnanud või piiranud laevandust. Nüüd me peame nendega läbirääkimisi. Aga juba praegu on erinevaid versioone selle kohta, mida ükskõik milline kokkulepe võiks sisaldada. Trump pakkus välja, et üks kokkulepe võiks käsitleda nii Hormuzi kui ka Iraani denukleariseerimist. Islamivabariik aga väidab, et Hormuz ei hakka enam kunagi toimima nii nagu enne sõda ja keeldub oma tuumaprogrammi arutamast. Lihtsalt vaadake, kuidas asjad on. Oleme valmis tegutsema, millal iganes soovime. Kas ma eelistaksin kokkulepet sõlmida? Ma ei taha inimesi tappa. Iisraeli jaoks tekitab see järsk muutus samuti küsimusi. Väidetavalt pidi Iisrael rünnakus osalema, kuid ütles USA-le, et kui see ei kahjusta oluliselt Iraani režiimi, pole sellel mõtet. Läbirääkimised võisid sõjalise tegevuse esialgu päevakorrast maha lükata, kuid kuna kokkulepet veel pole ning Hormuzi ja Iraani tuumaprogrammi osas on sügavad erimeelsused, püsib uue eskalatsiooni oht endiselt. Eelmisel nädalal teatati, et president Trump oli ärritunud võimaluste puudumise pärast Iraaniga tegelemiseks. Ja sel nädalal USA otsib ilmselt uusi loovaid ja ebatraditsioonilisi viise Iraani survestamiseks. Seda kinnitavad allikad, kes rääkisid CNN-ile. Nad ütlesid, et USA keskväe juhatuse luureosakonna ohvitser saatis laiale ringile sõjandusanalüütikutele e-kirja, paludes neil ideid, kuidas Islamivabariigiga toime tulla ja seda karistada. Ja nüüd läheme otse Washingtoni, kus meie vanem korrespondent Mike Wagenheim liitub meiega Valgest majast. Mike, oleme sellest heade valikute puudumisest varem rääkinud. Kui kaua saab Trump sisuliselt jätkata seda ähvarduste, diplomaatia, tõusvate hindade ja piiratud rünnakute vaheldumist, kuni midagi peab muutuma? See sõltub minu arvates kahest asjast. Esiteks, kui palju usaldusväärsust ta on valmis kaotama ja praegu see langeb iga hetkega. Teiseks, kui palju valu kütusehindade ja muude hindade tõusu tõttu on tema ja vabariiklased valmis taluma. Vabariiklased, kes kandideerivad uuesti valimistele, isegi veelgi enam kui tema, on valmis taluma, enne kui see muutub presidendi jaoks tõeliselt talumatuks koormaks. Ma arvan, et need on praegu kaks kõige olulisemat küsimust. Tead, kui president Trump tõesti arvestas siin Pärsia lahe liitlastega ja arvas, et nende arvamus on nii oluline, et ta tühistaks rünnakud selle tulemusena, võiks arvata, et ta räägiks nendega eelnevalt ja koordineeriks tegevust. Mitte ei saaks viimasel hetkel telefonikõnet, kus öeldakse, kuule, ma muutsin meelt. Ma ei saanud aru, kui kaugele see asi võib minna. Ma ei usu päris seda konkreetset põhjendust, mis Valgest majast ja presidendilt tuleb. Nagu me oleme nii palju kordi rääkinud. Häid valikuid pole. Mis on praegu nende halbade valikute seast parim? Seda president otsibki. Ta otsib pidevalt seda väljapääsu. Mõnikord antakse see talle ette, mõnikord sunnib ta selle justkui ise esile. Praegu pole kumbagi neist kahest võimalusest olemas, nii et me pöördume lihtsalt jälle tagasi läbirääkimiste idee juurde. Me räägime sellest nädala lõpus ja ütleme, et läbirääkimised pole kuhugi viinud. Järgmisel esmaspäeval räägime jälle sõjalisest tegevusest ja nii edasi, kuni üks neist kahest asjast juhtub. Kas president tunneb, et ta kaotab liiga palju usaldusväärsust või muutub vabariiklaste surve ja lähenevad vahevalimised lihtsalt liiga raskeks, et ta peab midagi muud proovima? Ja Mike, ma mõtlen, et see võimaliku rünnaku ähvardus, mis tegelikult kunagi rünnakuks ei saanud, tuli vahetult pärast seda, kui peaminister Benjamin Netanyahu oli Washingtonis ja sellest kohtumisest tegelikult eriti palju ei räägitud. Väga vähe. Pärast seda ei esitatud küsimusi, poliitilist teatrit oli väga vähe.
kuidas sa kirjeldaksid Iisraeli rolli praegu? Ma mõtlen, et see teatati, et Iisrael oli valmis tegutsema, kuid Trump muutis meelt. Mida me selle kohta teame? Jah, tead, ma ennustasin seda ette, ma teadsin, et mingite ajakirjanikega kohtumistega midagi sellist ei tule. See oli algusest peale keeruline kohtumine. Peaminister Netanyahu ütleb, et see oli üks parimaid kohtumisi, mis tal olnud on. Valge Maja ütles, et see oli tulemuslik ja positiivne. Sellegipoolest tundub, et nad on nüüd natuke lähemal kui varem. Üldine eesmärk on alati olnud takistada Iraanil tuumarelvade hankimist ja oma tuumaprogrammi arendamist. Eesmärgis pole kunagi olnud erimeelsusi. Erinevus on alati olnud selles, kuidas sinna jõuda, kuidas mõlema poole huve hallata. Ja ma arvan, et sellest vaatenurgast president ja peaminister suutsid lõhet vähendada. Probleem Iisraeli poolelt on siin see, et kui otsitakse vastuseid Washingtonist, siis need vastused muutuvad pidevalt, nagu me oleme siin korduvalt näinud. Nii et peaminister saab oma seisukoha välja öelda, ta saab presidenti veidi lähemale tuua. President Trump ütles isegi, ma usun järgmisel päeval, et ta ei laskunud detailidesse, kuid ütles, et mõistab nüüd veidi paremini. Ta rääkis peaminister Netanyahu seisukohast asjade suhtes. Kuid siiski, see, mis täna öeldakse, võib homme drastiliselt muutuda. Ja see, mis öeldi sellel kohtumisel eelmisel nädalal, võib eelolevatel päevadel olla täiesti ebaoluline. Nii et tagasi vaadates sellele kohtumisele ja sellele, mis sellest võis tulla, jälle, kui olud, otsused ja mõtteprotsessid muutuvad nii kiiresti, siis puudub järjepidevus. Lõppkokkuvõttes pole sellel tegelikult tähtsust. Ma mõtlen, kurb on seda öelda. Olgu, suur aitäh, Mike Wagenheim, et meiega liitusite. Ja kuigi president Trump ütles, et läbirääkimised Iraaniga algavad täna, väidab Teheran, et nad ei pea praegu ameeriklastega kõnelusi.